minu jaoks mulla tervisesse ikkagi panustamine on pikk investeering. Ehk ta võib esialgu tunduda kuluna, aga ikkagi ta mingi aja jooksul toob selle tagasi, et kui ma investeerin mulla bioloogilisse aktiivsusse, katan muldasi, häirin vähem kui eelnevalt, et ma olen suht kindel, et see mingi aja jooksul hakkab mulle ka tagasi tooma, kuna muld on ju ikkagi põhiline vahend meil põllumeestel, et kui nii nagu käitun mina mullaga, ilmselt käitub muld ka minuga tagasi, et kui ma hoolin, panustan mulda, et ikkagi muld siis annab mulle mingil hetkel tagasi. Peamine põhjus, ma arvan, et minu jaoks oli vist ilmselt sportlik huvi, kui ma 2022 aasta, 2021 vist oli isegi 5 aastat tagasi, kui esimest korda EPA seminaril Robin käis rääkimas sellest süsinikuprogrammist. Et siis tundus see juba tol hetkel väga huvitav programm, millega liituda. Sest ju olin kuulnud, et süsiniku kvootidega kaubeldatakse. Mõte käis läbi, et miks mitte siis ka põllumajanduses ei võiks seda teha ja need vabatahtlikud süsiniku kvoodid siis ju võiks olla ju täitsa teema. Ja need kaasnevad tegevused, mis sellega tulevad, et see võiks olla ju minule täitsa huvipakkuv ja ettevõttele väärtuslikud. Kindlasti tol hetkel ma ka vaatasin ka digitaalseid e-põlluraamatuid, sest tahtsin oma ettevõttes teha sammu edasi, saada Excelist natukene väljapoole, et tahtsin olla natuke innovatiivsem ja kuna e-agronom pakkus nagu sihukest head paketti, et sain ka põlluraamatu, saan ka süsinikuprogrammiga liituda, mis on iseenesest ju minule ja mulla tervisele on ju hea, et siis see tundus väga motiveeriv ja tol hetkel oligi see suund, kuhu ma tahtsin liikuda. Ja kindlasti, mis selle valiku puhul oli ka oluline, et ma vaatasin selle programmi ja põlluraamatu ettevõtted, selle siis lahenduse pakku, et agronom oli minu jaoks usaldusväärne, see oli meeskond seal taga, oli nooruslik, usaldusväärne, et see oli need põhjuseid oli päris palju, mis ma enda jaoks leidsin ja ettevõtte jaoks väärtuslikuna. Kindlasti annab praegusel hetkel rahulolu, et nüüd on reaalselt ju näha, et see programm toimib. Et päris ju pikk maa on käidud, mina ju alustasin 2022. aastal, et nüüd juba reaalselt on pangakontol ju näha, et see asi toob tagasi, aga see ei ole ju tegelikult sellepärast, miks ma seda teen, et rahulolu on suur peale 3 nagu halba saagi aastat, et siis olen nagu rahul, et tegelikult valisin ettevõttega selle tee ja ma näen, et see on nagu õige tee, mis ma olen valinud ja kuigi me oleme suht alles alguses selle teekonnaga, siis pikk tee on veel minna, et olen saanud ka ebaõnnestumisi sellel teekonnal, siin erinevate võib-olla vahekultuurid ei ole õnnestunud või kui olen minimaalset mullaharimist teinud, siis mingid nüansid, mis ei toimi, aga kogu aeg leian neid põhjuseid ja see on nagu oluline, et analüüsin need ebaõnnestumised läbi, saan kogemused ja ikkagi need ebaõnnestumised, need on ju õppetunnid
järgnevateks aastateks, et ma jälle areneksin edasi ja ikkagi see on olnud nagu lisamotivaator, et ma oma tegevusi ellu viiksin, uusi asju prooviksin ja selles mõttes ma olen rahul. Tegelikult me ju teame, et muutused mullas on väga pikaajalised. Et nagu ka eelnevalt sai öelda, et see on pikk investeering põllumajanduses neid praktikaid rakendada, aga tegelikult ma olen ka näinud juba lühiajaliste tegevustega muutusi. Mulla struktuur on muutunud paremaks ja sellest järgnevalt muld hoiab paremini niiskust. Ehk me teame ju, et meil on väga ekstreemsed aastad olnud ja ilmselt ka teadjamad inimesed ütlevad, et need kliima muutub meil järjest ebastabiilsemaks, et ma usun, et pikas perspektiivis on see nagu tee, kuhu peaksime põllumajanduses liikuma ja ma usun, et see on oluline ja katsetama ja saada neid kogemusi ja õppetunde, et see on oluline.